Mine vaata päris. Ma jätan selle sivule. Saastmas oleme praegu. Nii mees, sina tegid selle saasta siia? Jah. Me mõtlesime, et värvime selle... Tead ka, see oli mõeldud teise asja jaoks see koht siin. Mitte plökerdamiseks. Aga mul oli vaja kuskile nafta ära lasta. Selge. Siis sõita Tallinna poole ja siis keerata... Davai, mine pane Venemaast. Okay. Filmin küll, jah? Mul on vaja venelastest, on vaja film teha. Mul on vaja film teha. Tähelepanu, lastik on plöga sisse, läheb käsi nüüd. Kuidas tunne on? Tervislik, jah? Järvedes on nafta ja metsas on venelased. Tankid olid praegu. Okei, Sipelda. Valimised on praegu. Näed, kuidas nad elavad. Kuradi orgi. Oe. Paha hakkab. Tee mõõvid teena. Hullemaks ei tee enam midagi. Liigil on palju kannatanud. Vanaais oli Vene sõjaväes ja Sinimägedes seal laksasid raisk. Hakkab üle vaikselt. Ma arvasin, et sellest tehakse dokumentaalfilm. Kui juuksed õllest silguvad ja nakke lendab tool, siis naiste silmad pilguvad ja laulab purjus koor. Meil on vist kõik, mis tuleb, siis me teevib ära siit. Meil on vist kõik, mis tuleb, ootab ohvrit dünamiit. Need pangad meeldivad vaid siis, kui juuksest jäänud lauk. Ja autod rõõmsalt sõidavad, kui tänaval käib pauk. Ja nutta tiuk bussi juhtab pihku jäänud rool. On autobussi üle jäänud tükke igal pool. Maailm lõpeb maigus, siis kui otsa saanud on rull. Maailm lõpeb maigus, kui põleb linn ja tuhka langeb. Maailm lõpeb maigus, siis kui kõrtsis lõpeb pomm. Maailm lõpeb maigus, maailm lõpeb maigus. Kui sigaretti küsid mult, ma vastan sulle ei. Me tegutseme jäljetult, meid otsib politsei. Ja meie käte läbi linnas kaob elektrivool. Kui lahkume jääb igast rongist alles ainult pool. Meil kodus koomed rohelisi rahad äärbi täis. Ning öösiti veel noor ja arvu naisi külas käib. Kui pidun läbi aeg on jälle tegutseda koos. Ja parem enda vahelt tuua järjekordne noos. Maailm lõpeb maigus, mis kui otsa saanud on ruum. Maailm lõpeb maigus, kui põleb linn ja tuuk
tuhka langeb, maailm lõpeb maigus, siis kui kõrtsis lõpeb pomm. Maailm lõpeb maigus, maailm lõpeb maigus. Vastan sulle ei, me tegutseme jäljetult, meid otsib politsei ja meie käte läbi linnas kaob elektrivool. Kui lahkume jääb igast roonist alles ainult pool. Meil kodus koht rohelisi rahatähte täis ning öösiti me noori arvu naisi külas käib. Kui pidu läbi aeg on jälle tegutseda koos ja varemete vahel tuua järjekordne noos. Maailm lõpeb maigus, siis kui otsa saanud ruum. Maailm lõpeb maigus, kui põleb linn ja tuhka langeb. Maailm lõpeb maigus, siis kui kõrtsis lõpeb pomm. Maailm lõpeb maigus, maailm lõpeb maigus. Siis majadest ja tüüjus vaid, mis mustendab me ees. Ja plahvatuste reegid meile valgustavad need. Kas sõjaväe on enda alla matnud tulevool? On liiga palju kurjust juba ammu igal pool. Ja tuleviku lupus lõpuks avaneb öös. Kui paremete vahel seista valgenevas öös. Mis homme juhtub meie hulgast keegi veel ei tea. Kui maju ega tänavaid ei ole enam seal. Maailm lõpeb maigus, siis kui otsa saanud ruum. Maailm lõpeb maigus, kui põleb linn ja tuhka langeb. Maailm lõpeb maigus, siis kui kõrtsis lõpeb pomm. Maailm lõpeb maigus, maailm lõpeb maigus. Endel Tanila korraldusel võeti mult pallikutse ära ja sel puhul sai temale pühendatud järgmine luuletus. Luuletuse pealkiri on Kooljate pall. STNSV teenelisele kunstnikule Endel Tanilale. Sa pallipäevas meid jagasid kui Türgi sultan, just nagu ise valitseja, õnnist saal, poeeti, sinu maitslik õhukond ju ei vaja. Sul piisab haaremist ja paarist veiderdajast. Su alamlikest orja hingedest, sul neid on lusti diskotada. Nii, aga nüüd siis väiksed Norra rockrallid, kus kella 6 ajal hommikul tuli Rock-Hotel peale, praegu siis kell 3.20, kutsume peale. Kui te kannatate. Öö sai meid kätte kevadises ajas, kui vihma suurlus niiske maa on seemet toota. Siis ühel asemel mu kallis Kaptenbergi majas. Ma võisin sinu lahkusele loota. Me suudlustest sai kire võrsuv taim. Me nahad lainetena liibusid üksteise külge. Kõhu koopast väreledes tõusis magus aim, mis tõi mu suhu karja maigust sülge. Ma tundsin vaimusilmas resultaadis ära. Ei olnud riide tõkkepuid me teel, kui järsku vaikselt pöörasid must ära ja sosistasid patja vara veel. Tänan.
Traktori aasta esileedi Madame Murka Merka. Ja nüüd siis vennaskond, et meie põnevat kohtumist muusikaga pidulikus suunas edasi vedada. Tegelikult Madame Murka oli saladus, kes punkarit tõi kultuuriorbiiti. Arvo Valtoni kultuuriklubi Pegasuses võttis Tõnu Trubetski, järgmise ansambli Vürst Trubetski romaani vastu. Koos Merkaga ka nad luuletasid. Noormehed, teil on võimalik jõuda luuletusse, kasutage situatsiooni, Madame Merka on Tartus, oo. Kasarmues väraval, öisel kõnniteel, laater tookord säras, ta särab nüüdki veel ja ootab, et me tema all taas kohtuksime tänaval. Kui siis Lili Marleen, kui siis Lili Marleen. Laternuma kaitsel me õnne pühendas, kauni tunni maitsel me varju tõendas, mis sest, et rahvas möödus meist, me nägime vaid teineteist. Mu arm Lili Marleen, mu arm Lili Marleen. Juba lahku viiski, signaal meid õnneteelt, 3 päeva kaitse siiski ei julgustanud meelt. Ehk küll su juurde vihkasin ja lahkumist ma vihkasin. Mu neid Lili Marleen, mu neid Lili Marleen. Latern sinu sammu tunneb ikka veel, kuigi mina ammu viibin kaugel teel ja ootab, et me tema all taas kohtuksime tänaval. Mu neid Lili Marleen, mu neid Lili Marleen. Kui mul uni laugel öisel puhkusel, tõotan sulle kaugelt kaitsekraamist veel. Kui iga hakkab laternal, sind ootan jälle tema all. Kui siis Lili Marleen, kui siis Lili Marleen.
vaatas Toompea palees seda põhjatut mustavat lippu. Kord on saatnud ju nüüd karmees selle kaos, mida jõud pole suutnud. Ning see anarhia ENSV-s on me ajaloo mõttetuks muutnud. Väike teadaanne. Koda püüab oma tegevusega kaasa aidata elukeskkonna säilitamisel ja arenemisel, mõistes elukeskkonna all looduse ja kultuurivormide seostatud tervikut, hoolimata muistis ja reostuv järv, hooldamata muistis ja reostuv järv või võimuvägivald, kõik see on sinu elukeskkond. Tegutseme sellisel juhul, nagu nõuab kodaniku kohus. Olgem kodanikud.
direction, here's a later marching in ghost in our ranks with us. Comrades by white front and action, here's a later marching in ghost in our ranks with us. The street looked free to black or striped battalions. The street looked free to black striped troopermen. The sign of anarchy fulfilled the hope of millions. The day for freedom and for bread right then. The sign of anarchy fulfilled the hope of millions. The day for freedom and for bread right then. Banners over all the streets and the slavery lasts. It only a little time. Soon flutter Charles banners over all the streets and the slavery lasts. It only little time. Black banner high, the ranks are fastly blocked and strike troopers march. The rest will fastly step. Comrades by red front and reaction, here's a later marching in ghost in our ranks with us. Comrades by red front and reaction, here's a later marching in ghost in our ranks with us.
Need üksildased tütarlapsed nagu Prantsuse filmist, käekott üle õla, lõikuga seelik seljas, uitamas hämarail südalinna tänavaid ja sealt tuled sina, hilisõhtune kauboi. Esimesed hallid karvad säramas uljalt kikkis havemest vastu, puud õllevahu oma prilliklaasidelt ja uudistad salapärast ilmutust augusti lõpu melanhoolias. Näed, kuidas sire tütarlaps kiljudes kõrvale põikab. Emba meeletult, murra käed selja taha ja löö hambad otseda lahtisesse kaelusesse. Seda ta ju ootab, aga ei hiilitast kaarega mööda koju 2 õllepudeli juurde külmutuskapis. Veidi rõske ja soe, miski ei loe, mitte miski ei loe. Minu ees laual on hüpervalaid, Efenergaarini hüpervalaid, Efenergaarini hüpervalaid. Pimestav kiir, silmi pimestav kiir. Piir, meie tunnete piir. See on ju hukatus hüpervalaid, Efenergaarini hüpervalaid, Efenergaarini hüpervalaid. Unistav sarm, sinu unistav sarm, sooja mu arm, sooja mu arm. See on ju igatsus hüpervalaid, Efenergaarini hüpervalaid, Efenergaarini hüpervalaid. Uinub Pariis, taas kui uinub Pariis. Kohtume siis, siin me kohtume siis. See on ju armastus hüpervalaid, Efenergaarini hüpervalaid, Efenergaarini hüpervalaid. Pealuuga lipp, surnud pealuuga lipp, tundmuste tipp, sinu tundmuste tipp. See on ju vabadus hüpervalaid, Efenergaarini hüpervalaid, Efenergaarini hüpervalaid. Sinavad veed, Vaikse ookeani veed, marmor
kurm, nõnda taevalik kurm. See on ju igavik hüperbalai, insener Kaarini hüperbalai, insener Kaarini hüperbalai. Lumi on maas, siis kui lumi on maas, kohtume taas, siis me kohtume taas. See on ju unistus hüperbalai, insener Kaarini hüperbalai, insener Kaarini hüperbalai. Lapsepõlves saatnud on üks nägemus, mu koduks pisike planeet. Mul sinna lennata on kummaline igatsus, kui vaatan tähistaevasse. Ja öösel uidates mööda katuseid, loen täiskuu valgel maailmad uudiseid. Neid tummalt pajatab eilne õhtulent, pilt peatub teatel, kus seisab kirjas, et homme 00.40 väljub Express Thailand, sõit on kõikidele free, kohtumiseni. Mind juba lapsepõlves saatnud on üks nägemus, et maailmu ümber näiline on peegli taga peidus minu teine olemus, see tundub mulle tõeline. Ja öösel uidates mööda katuseid, loen täiskuu valgel maaegund uudiseid. Neid tummalt pajatab eilne õhtulent, pilt peatub teatel, kus seisab kirjas, et homme 00.40 väljub Express Thailand, sõit on kõikidele free, kohtumiseni. Seisan jäätunud poriloikudel, on kuulda vaikuses, kuidas tiksub kell. Ta laisalt venitab raskeid osuteid, kui minut kaaluks tonn ja rõhuks seireid. Homme 00.40 väljub Express Thailand, sõit on kõikidele free, kohtumiseni. Sinised aegad aastad, lehvivad sinised kangad, sinised piirab väikene liiv, pimena tunnetu vanglad. Mina ja kõrghoone katus, hüppastud kuu ei tea, kas püüaksid kinni mind pilved või suleksid kivid mu pead. Recuerden
siniselt kandad, siniselt kiirlev päike. Unenäod ünnatu vangla, nina ja kõrghoone katus, hüppas kui kuu ei tea. Kas püüaksid kinni mind pilved või suudleksid kiigu peal?
elada armastus küll kui viin, sest meie ei viita muud. Olgu rahulik rahu või tormine rahu või riiakas rahu, olgu rahu ja oleme vaid. Olgu rahu ja oleme vaid. Meil mannen jääb miljon ruutmiili on, siin ruumi on igal hiigel ja iga pingviin ta oli ja on lennuvõimetu rahuingel, lennuvõimetu rahuingel, lennuvõimetu rahuingel, lennuvõimetu rahuingel. Nii kaunis on lumiste tormide riik, valge pimedus meeldib mulle ja kes lollid on riiel muu oma riik, igas õiges riigis siis on hulle. Olgu rahulik rahu või tormine rahu või riiakas rahu, olgu rahu ja oleme vaid. Olgu rahu ja oleme vaid. Meil manner jääb miljon ruutmiili on, siin ruumi on igal hingel ja iga pingviin ta oli ja on lennuvõimetu rahuingel, lennuvõimetu rahuingel, lennuvõimetu rahuingel, lennuvõimetu rahuingel. Väikest pingviini, oh suur pingviin ja väikene suude suud. Las elada armastus küll nagu viin, sest meie ei viita muud. Olgu rahulik rahu või näiline rahu või riiakas rahu, olgu rahu ja oleme vaid. Olgu rahu ja oleme vaid. Meil manner jääb miljon ruutmiili on, siin ruumi on igal hingel ja iga pingviin ta oli ja on lennuvõimetu rahuingel, lennuvõimetu rahuingel, lennuvõimetu rahuingel, lennuvõimetu rahuingel. Ja me jätkame millegi muuga kui veel kord üks hea traat vennaskonnalt, verivärske lugu. Mõtted kuumaks köetud on, uhked käivad läbi saali, ürkud näitab land. Sama tšentrid kahel õhtul, järjest teale kanamaad. Üsnud selle kombe tead ja, mis on kelle aluskaal. Blondi kõrval must on võlu, musta kõrval võlud blond. Kahe peale kokku võttes täiuslik see võlu on. Natuke tahtlikult moodsad. Laus pole näitel neid. Igas lauas on nad istunud ja on istunud lauas meil. Konketeerinud joonud kokteili. Mujand, kui meil vaidlus on, aga pärast kaasa tulnud sulle must ja mulle blond.
nüüd end vaatame äkki kainelt. Olis blond mu juures seal. Äkki kordamööda blondiks värvivad nad oma pead. Öelge poisid, kes neist kes. Segi kõik maailmas pöörab nende geen ja progress. Ja eks proovi neid ei püüa. Ise püüde kumbki neist. Kas nad õed on või sõbrannad? Üheta ainult poleks teist. Tulevad nii läbi saali. Sammul poolselt aeglasel. Lontri neid kui tõde vale. Läbi kõigi aegade. Tuhandetel inimestel võis hing kinni jääda, kui levis nii maal kui linnas ööpele jutt vennaskonna lagunemisest. Rahu, rahvas! Vennaskond on kõigega kohanev organism ja Siim läks uue rivistuse juurde tõde pärima. Ja vennaskonnaga kohtusin ma pubis tehase number 43. Kaspar, sa tahtsid esimese küsimuse vennaskonnale ise esitada. Mis on elu mõte? Tõnn vastab. Polegi mingit mõtet. Millised koosseisu muudatused on siis vennaskonnas toimunud? Noh, praegu nagu kitarrist Teet Ivar. Mina käisin koolis siis. Ma olin siis muusikakoolis, õppisin klaverit.
Heli Redeleid arutasin, kui nemad juba rockistaarid olid. Enda jaoks teeme seda muusikat ja ise kuulame seda kodus. Regression oodata. Mandumine tuleb. Kuulu järgi kirjutad ka uut raamatut. Millal seda oodata on või on ta valmis või alles töös? No ta on alles töös jah, nagu selles suhtes, et nagu käsikiri on valmis ja nagu arvutisse sisse löödud ja midagi ma tahtsin veel öelda. Ai midagi. Vaiknõhk ja nõlval kõrged kuused, liivasel alleel, sammaldunud teel, otsin sinu nime igalt ristilt. Loodan, et mul leidmata jääb see. Vahapisarad ja kullast inglid, ammu närbunud kuusepärgadel, tuul on põiminud sõlme valged lindid. Okstevarjud marmorplaatidel, kaugelt kostub viiulite mängu. Riisutud on teed, hämaral alleel, võõrasemad kasvagu sul sõõrmest. Suudelgu sind sirelike lõhn. Sammaldunud teel, otsin sinu nime igalt ristilt. Loodan, et mul leidmata jääb see. Vahapisarad ja kullast inglid, ammu närbunud kuusepärgadel, tuul on põiminud sõlme valged lindid. Okstevarjud marmorplaatidel, kaugelt kostub viiulite mängu. Riisutud on teed, hämaral alleel, võõrasemad kasvagu sul sõõrmest. Suudelgu sind sirelike lõhn. Imbi sul on ju Imbil on ju sinul on seal on plokki vaja. Pulki saab plokk siis mulle. Tahad saada? Fuck you, ma ei tahad. Ma see mustast. Ei, kui need flood üleval ei ole vaja.
Kes sina oled? Mina. Montreal Canadiens. Ma lähen just uisutame väljakule. Ei lähe kõik veel. Meil on sellised vaidlused, suured, sügavad. Osad on juba läinud. Nüüd me kohe mängime. Käid raha õhku või? Suudad sa köita mind, arvasid, et suudad sa mu neid. Arvasid, et täna lõpuks armastan sind, arvasid, et täna ei. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Olin üle töötanud ma, et ma käisin langetatud päid. Arvasid, et täna olen puhanud ma, arvasid, et täna ei. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Valutas pea, arvasid, et oma tööd ei teid. Arvasid, et täna olen reibas ja hea. Arvasid, et täna ei. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Suutnud mõista mind sa, et on meie vahel mingi sein. Seina aga polnud lihtsalt arvasid sa, arvasid, et täna ei. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Eesti pungi hetkeseisu võib kokku võtta ühe punkari mõtetega. Eesti punk on praegu vist üks pidev ringi kolamine, pisipättuste tegemine ja suur õlle joomine. Meie seas on ka paraid hulle, kuid keegi ei ole nii aateline, et võitleks millegi nimel. Eks Eesti pungi seis praegu üks tühi ole, enamik aega möödub niisama. Logeleme ja teeme, mis ise tahame. Kuidas on siis? Öeldakse, et meil nagu ei ole enam punki ja punkareid, aga on siis 96. aastal olemas punkareid. Et ei riigis ole üles. On või ei ole? On. 44 oli kindlasti minu praegu ka. No mina ütlesin niimoodi, et mina olen ka väga tavaline inimene. Mina otsustan selle järgi, et tol on needid on seal tagi peale, et tema on punkar, aga kas see ongi ainult see, mis... Aga kui needid järgi võttes, siis peaks Marjulänik olema kõige suurem punkar. Aga kes siis on punkar? Mis temast teeb punkari? Põhimõtted. Millised põhimõtted? Vabadus, õige. Keegi segada ei tohi. Aga mille vastu te protestite? Kunagi ma tean öelda, et Vene valitsuse vastu, aga mille vastu praegu? Eesti Vabariik on poole hullem. Minu arvates parem ei ole. Eesti Vabariik on poole hullem. Aga mida teie teete? Te ei käi ju Toompel piketeerimas, et maha vähi valitsus. Mina protestin kuuse vastu. Liivikud ootavad. See ongi sellist sorgi. See on ka vead.
asi on kuidagi nagu soiku ei jäänud, aga noh, ega sellepärast nüüd punk ei kao, et nagu keegi protesteeri sinna tänna. Punk elab edasi ja elab ka peale meid, ma arvan, vähemalt. Rahakad nüüd vaevalt, et punkarites hakkavad, need on nagu kõik olemas. Meie nagu siin on kõik siuksed töölisklass, siukene vaene. Ja selle vastu on ka protest siukeste rikaste vastu, kes siin tulevad 11 000 otsaga kokku ja siuksed tegelased. Kindlasti, kui nad teid kuulas, nad mõtlevad, et mida nad joovad ja vedelevad, miks nad tööl ei käi. Teie käite tööl või? Jaa, muidugi käime. Tööd te teete. Aga meil ei taheta anda midagi. Teile küll aga ei anta. Peab ise sebima kuskil mingi väljaspool tööaega. Ja siis ongi, et meil on mingi mässajad, mingid tegelased, aga nad ei ole. Ei ole sinna tööle vaja. Röövid, pädid. Oot ongi, et see ongi suhtumine, et röövid, joodikud ja pädid on kõik nagu tegelikult ma leian... Aga kuidas tegelikult on? Ma leian, et meil on siin tegelikult pole üldse mingid kriminaalsed tegelased. Aga mida see anarhism näiteks Eesti mastaapides kujutab? Minu meelest meil siin küll anarhismi ei ole. Andaks mingi hea linna osa ja kätte, siis pole teeks ära. Kõik ei saa ka siuke hall maast olla, nagu siin kõik on. Huvitav, kas see... Mõned peavad ikka erinema ka teistest. Kas see teie protest aitab ka siis nende vastu? Nende vastu eriti ei aita. Kui te olete praegu punkarid, siis mis näiteks on 10 aasta pärast, 20 aasta pärast? Äkki see läheb teile üle või? No, ega põhimõtted ei muutu, ma arvan. Vähemalt minul, ma ei tea, mis neil on. Põhimõtted jäävad ikka samaks. Tule, aga kuidas üldse selliste põhimõteteni jõutakse? Räägitakse, et iga inimene on pärit perekonnast. No jah, kuidas meil siin perekondadega Rootsis on? Teinekord perekonnaga ei klapi kõik. Ega jah. Mina olen nüüd on ainult ema kasvatanud ja ma olen ikka päris puuduses elanud ja vaesuses. Ma ei tea, pole seda eriti olnud siin perekonna asja. Sa tuled mööda pikka teed, ma kaugelt aiman sind ja meie vahel lendab valgeid pilve. On seegi hea mu kallis, et sa kunagi ei tea, mis toimub sügaval mu hinges. Ma ootan tuld, mis ühel poolt su sigaretti sööb ja teisel pool on sinu kenad huuled. On elu see mu kallis, mis meid jalust maha lööb ja armastus, mis kestab veel, kas kuuled.
Anarhistid pooldavad vaba ühiskonda, kus puudub sundus ja vähemuse tahte allutamine enamuse omale. Anarhistliku ühiskonna ülesehitamiseks on tehtud katseidki, nii et tuleb nõustuda tuntud hüüdlausega. Anarhia on korra ema. Hiljem, kui meedia avastas, punkarid avastas, seda on võimalik, nendega on võimalik lüpsta mammona lehmakest, siis juhtuski nii, et punkarid, kes oma nime said alles aastal 1976, nad muutusid kõik väga üheülbaliseks ja ühenäoliseks. See on just nimelt selliseks, nagu ilmselt meie neid tunneme. Siis on süüdi Soome televisioon. Soome televisioon? Ei, mul on klassiõde on süüdi mul. Siis ta kinkis mulle Sex Pistolsi kleepiku. Aastal 78. On vaja veel seda rääkida, see on igav jutt. Vaatasin, et mingi lugesin Soosikist, et oli kirjutatud punk ja siis oli kirjutatud, et Sex Pistols, ma ei teadnud just, mis see tähendab. Mõtlesin, et Sex Pistols on selline bänd nagu mingi Bonnie M on ju. Ainult, et seks kuidagi, et kuidagi mingi natuke erootilisem või kuidagi. Siis klassiõde küsis, et tahad Sex Pistolsi kleepikat, siis mõtlesin, et võiks võtta. Igaks juhus. Siis olid seal sellised mehed peal ja Sid Viciousel oli selline juuksed püst ja siis ma kohe tahtsin endale ka samasugused. Mina mäletan seda, et ma olin selline päris mahlamüts. Ja siis me olime sellised pisikesed mahlamütsid ja omal ajal ikka rääkisime, et oi, et õudselt kõva seksfilm oli telekast, et keegi ei teadnud, et kas ta oli või ei olnud, sest kõik piksti kuskil kella 11 kodus rahulikult magama. Siis ma läksin niimoodi, et ma olin ka kuulda, et Sex Pistols rääkisime. Lõppnahe kontsert oli kõik kogu aeg laval, ainult nagu panid. Aga musa oli siuke nagu Bonnie M. Aga mis sa tõid sellest ära? Väga hea küsimus. Kuulsin ka esimest korda pungist nagu seoses Sex Pistolsiga, nägin telekast Sex Pistolsi kontsert ja siis selline mees nagu Andrus Lomp laadis mulle Sex Pistolsi plaati, siis rääkis, et selle kohta, et see on praegu üks maailma kõige pungimaid bände. Täpselt niimoodi ütles. Eesti NSV kunagiste miilitsa töötajate andmeil hakkasid esimesed punkarluse ilmingud Eestis tekkima 80. aastal. Seda peeti protestiks diskodeksaplivkonna ärikate firmahilpude vastu. Protesteeriti selle vastu, miks me peame olema ühesugused. Tahame olla erinevad, erilised. Punke eraldab teistest sotsiaalsetest gruppidest eelkõige välimus, mis peab olema eriti eemale tõukav ja välimusele vastav käitumine. Me lugesime raamatuid, vaatasime maale, vaatasime näitustel. Siis punkmaale vaatasime, jah. Siis musitseerisime. Seda mäletad, kui ma karstus selle liikumise tegin. Jaa. See oli karstusliikumise, oli pääsuke ja pääsukeselt oli haaknõel oli üle ja siis oli karstusselts. Ja enamus punkareid olid liitunud sellega ja Villu siis liitus ka sellepärast, et ta oli kollatõbe just niimoodi põded. Ja siis Villu ei saanud pärast seda kollatõbe nagu ka õlut juua ja siis ta liitus ka meie karstusseltsiga. Aga Ivar Kont kaotas purjus peaga karstusliidu märgi ära ja Villu oli temaga solidaarne ja astus ka karstusliidust välja. Nii et ma jäin vähemusse. No, võib öelda, et me oleme ka tegelikult, mingi, ütleme, poliitilises liikumises, eks ole. Me teeme, eks ole, lääne kultuuri teeme siia, eks ole. Me olime... Meie algatasime võrdse vabanemisprotsessi siin ju tegelikult. Just nimelt. Lihtsalt asi on selles, et mingid ajal hetkel lihtsalt hakkasid tunnetama seda mõtlema kui anarhist ja hakkasid huvi tundma anarhia vastu. Sellepärast, et see oli tegelikult väline atribuutika. Me vaatasime, et on haaknõelad välismaal, on kellelgi see haakristiga särk. Samas bändid laulavad, eks on ju mingi kilse natsipanks, eks. Et nad on haakristidega, aga võitlevad selle mingite natside vastu. Mina olen Arts, täisõgin pauk, kõva kaitseliitlane ennast täis auk, mulle kaitsevärvi püksid andis kaitseliit ja kõik mitugrilased lööme välja siit. Mul Eesti sõjajalad ja Viru valge sees ja Hitler oli tegelikult täitsa mõnus mees. Mulle vana haavli püssi andis kaitseliit
ja see on minu kapsamaa, koristage siin. Ja see tekitas, nagu hakkasid lihtsalt selle asja üle juurdlema, sellepärast, et punkariks ei ole palju vaja, lihtsalt ajad praegusel hetkel, lähed Soomesse dekadentsi või kõik, kus kohas tõmbad endale kodina ainult selga ja sa oledki punkar. Aga iga punkar ei ole veel anarhist ja iga anarhist ei ole punkar. Nii et need on kaks erinevat asja, aga neid on võimalik ühendada. Liikumine on tõesti see kulturavasakpoolne poliitiline liikumine nagu. No meil on Eestis on tegemist on ju mahlamütsidega, meie ühiskond on lihtsalt niivõrd väike, et meil on käivad lihtsalt mingid skaudid ringi, haaknõelad saad kõrvas ja peas, ja nad ei tea üldse mitte midagi. Sa võid isegi küsida näiteks nende käest suvalist bändi, kas või Baskoks, ütleb, et ei, et see ei ole punkbänd, et punk on ikkagi Sex Pistols, Exploited ja kõik. Kas selle vastu või ma ei tea, mille vastu siis? Kapitalismi vastu. Minu meelest nad ei protesti mitte millegi vastu. Minu meelest nad on lihtsalt junnid, kes on jäänud lihtsalt ühiskonna hammasrataste vahele ja siis nad on leidnud, et punkarid on osad lahedad vennad. Ta peab ikka tegelikult teadma konkreetselt, mida ta tahab. Mida ta tahab? Pappi olema ei tea. Punkari pappi ei ole, see ei ole õige munkar. Punkarid peab olema, ikka pappi peab olema piisavalt. Hea oleks, kui ei oleks sellised nagu väheõpitud. Mahlamüts. Et ei oleks nagu väheõpitud põhimõtted, et võiks nagu mingi mõtlemisvõime nagu ka säilida või. Et ideed või need põhimõtted võiksid nagu aja jooksul muutuda vastavalt siis nagu olukorda. Aeg-ajalt õhtuti, öösel enda unenägudes oleme mõelnud seda, et me olime tegelikult mingil määral, kui me oleme teiste jaoks, praegustele oleme A ja O, siis me oleks võinud tegelikult võtta ja hakata rõhuma selle seksuaalvabadusele peale. Siis tead, kui hea on, lähed sinna noorte juurde. Pimu, saad aru. Püksid maha nüüd ja kohe, ära ole laisk ja lohe. Mulle meeldib laste kisa, kuskil mul on oma pere. Nad ei tunne oma isa, nad ei ütle mulle tere. Ma ei ole närviline, siis kui näidatakse ust. Ma ei ole värviline, olen päris süsimust. Tänavaid ja käike haistan, sillutisi kiviseid. Näed, mis leti alt ei paista, järjekorra rivile. Linnas liikus uusi tuuli, keldris uusi kahinaid. Sõber sõnas, et ta kuulis, kus on uusi jahimaid. Samun seina ääri mööda, tungin läbi praagudest. Tean, et rottidele ei sööda, toidujäätmeid magudest. Seda treppi polnud meeles, võõras oli mul see sein. Ukse peale eesti keeles kirjutatud kantselei. Rimus just kui löödi lokku, minul seda lugedes. Tundsin süda kiskus kokku, just kui pakku pugedes. Meenutas vist kauneid paiku, kui ma tundsin hambuskõhna. Kõri sõlme veremaiku, sõrmes inimese lõhna. Meenutas vist kauneid paiku, kui ma tundsin hambuskõhna. Kõri sõlme veremaiku, sõrmes inimese lõhna.
Kas 97. aastal jätkate ikka mingisuguse sõnumi külvamist, nii et on öeldud, et teie lugudes igas on mingisugune sõnum siiski olemas? Noh, ma loodan, et mingi sõnum on, jah. Noh, see järgmise aasta kohta küll nagu ei oska midagi nagu prognoosida, et noh, ma ei ole kunagi nagu tugev selle koha pealt olnud, et nagu tulevikku ette ennustada või nagu arvata seda, mis nagu tulemus on. Mul on nagu tühi maa, nagu ei oska midagi öelda. Teete seda, mis tunnete? Jah. See on väga raske küsimus. See on hea küsimus, aga must ei ole vastajad, sest et tõepoolest sinna on õige pisut jäänud ja ma ei tea täpselt, kuidas see mööda saab ja vaadake, siin on see moment, et ega see mind eriti ei eruta, mina olen nimelt Viimse jaanipäeva sekti koguduse liige ja mind erutab jaanipäev ja kõik sellega seonduv ja see ostuhüsteeria tähendab mind jõulud ja uus aasta ja ta läheb lupsti ja nii kui on läinud kõik need, palju 60 või mis mul on, kõik need aastad, nii et selles mõttes tule jaaniku aegu ja räägime ma ju käugina ja Miks ma eriti? Meil saabunud Tallinna. Maailmanimedega moekunstnik oli lennujaamas vastu võtmas grupp sõltumatuid ajakirjanikke. 2 daami, keda üldsuses tuntakse kui jälitusmaaniat põdevaid ekstsentrikuid, reisivad inkognito. On oletatud, et nende siin viibimist saadab sügavam eesmärk. Vihjatud on selle visiidi võimalikele seostele taaskord toimuva. Daamid liikvel hämaruses taas on tänavatel laternate all. Ja su hinge lahjast kaamest verest luige kaela ümber neil on valge sall. Halisedest põrkab nende teels alles soojast voodist ronib unes segane. Hüljatud ja maajäätud kurvad kujud jälitavad, kuni patust ükskord taganed. Õhtais õudsed naerupriskeid, kättemaksu kõusul läheneb. Sinu jaoks need leebed neiud külmil võrdjail huulil laevad, juba brauningut hõbekulil. Alles olid õrnad õied nüüd, kui fuuriad jälitavad, needes sind käes verine kinžall. Nagu rotsas sivad mustas saatel kuues kõlmad lahti, surmahirmus öisel tänaval.